Tere tulemast Elamumessi stuudiosse. Mul on järgmise külalisena Linda Limestone'ist. Linda, tere tulemast. Tervist, väga meeldiv, aitäh kutsumast. Limestone, mida inimesed peaks selle kohta teadma? No limestone tähendab inglise keeles paekivi ja oleme Eesti üks vanimaid paekivi ja dolomiiti kaevandanud ettevõtteid. Seetõttu on mul au täna rääkida sellest, mis on Eesti nii-öelda oma ja väga hästi tuntud ka väljaspool Eestit. Ma tahaks öelda, et maavara. Tegemist on siis Eesti Nokiaga, Eesti oma kivimiga, mida me oleme aastakümneid kasutanud, aga millele täna, mis aastakümneid, aastasadu, eks ole, aastatuhandeid on seda siin Eestimaal kasutatud, aga millele me tahaks täna ja tänases nii-öelda kontekstis, kus me ikkagi väärtustame looduslikku ja öko lahendusi, tahaks täna anda sellele materjalile hoopis uue ja innovaatilise tähenduse ja tahaks öelda, et tegemist on väga kaasaegse ja minimalismi ja ütleme sellist skandinaavialikku joonepuhtust ja sellist eluviisi kvaliteeti nii-öelda rõhutava, tegemist on sellise rõhutava materjaliga, mida kasutades me siiski loome hoopis uue elukvaliteedi ja ma ütleks, et me väärtustame ka oma põhjamaist ja oma sellist karget ja funktsionaalsust rõhutavat disaini. Aga kus täpsemalt saame me seda kasutada? Paekivi oleme kasutanud, eks ole, meile kõigile on hästi tuttav meie Tallinna vanalinn, eks ole, müürilaotised ja nii edasi, et sellel on väga lai kasutusala olnud, aga täna me räägiksime pigem võib-olla sellest, mida teen mina. Mina kasutan paekivi ja dolomiiti oma interjöörides ja tahan öelda, et tegemist on väga plastilise ja väga loodussõbraliku ja ütleme inimsõbraliku materjaliga, millel on hea panna kõrvale puitu, klaasi, eks ole, ja ütleme nii, et ta soodustab ja ta ütleme, on mõnus ka sellistes erinevates valguslahendustes, eks ju, hiljuti oli ka sellest oli ka ajakirjanduses juttu. Avasime siis Riias Eesti suursaatkonna hoone, mille fassaadi nii-öelda kujundamisel fassaad ongi loodud meie Kaarma dolomiidist, et huvilistel on väga hea võimalus siis tutvuda sellega Riias. Tallinnas on veel ilusaid näiteid, on kogu Noblessneri kvartal on siis meie dolomiidi, fassaadid on siis dolomiidiga kaetud ja ütleme nii, et objekte on veelgi, eks ju. Et dolomiit on kasutatav pigem õuetingimustes, et tema talub hästi ilmastikutingimusi ja paekivi on siis selline võib-olla natukene nii-öelda sellisem kapriissem materjal, et temaga võib-olla oleks nagu julgem pigem siseruumides tööd teha. Aga kas paekivi siseinterjööris on midagi sellist, mille peale inimesed ise tulevad või pigem peate te veel sellist kõva proovimist tegema sellele materjalile? Teate, materjal on ise nii tuntud ja nähtud, Kumu, eks ole, see on ju meie, eks ole, rahvusobjekt ja Arvo Pärdi keskus ja teised, eks ole, tegelikult on ju teada tuntud hooned, kus on paekivi kasutatud. Aga täna võib-olla me peaks ikkagi meie arhitektidele ja sisearhitektidele meelde tuletama, et tõesti Hiina marmorit on võib-olla tõesti lihtsam kasutada, aga tõesti kutsuks kõiki nii-öelda proffe, kõiki asjatundjaid siiski vaatama meie sellist kodumaist ja meie ilmastikule, meie nii-öelda sellisele maailmavaatele võib-olla õiget materjali ja taas avastama enda jaoks siis selle dolomiidi ja paekivi. Te olete Elamumessil. Miks? Täname kutsumast. Et rõõm on siin olla. Elamumess on väga võimas ja tore
üritus, mille raames on meil võimalus kohtuda siis tõesti nii arhitektide, sisearhitektide, ehitajate, arendajatega kui ka eraklientidega. Me täname teid selle eest, et te võtsite tõesti endale sellise ägeda challenge'i, võiks öelda, väljakutse siis selle messi korraldamiseks. See on üks võimalus, üks platvorm, eks ole, kus me saame kõigiga kohtuda ja kutsumegi kõiki siia tulema ja loodame, et te korraldate. Usume, et te seda teete ka järgmisel aastal. Järgmisel aastal küll mitte, aga 2 aasta pärast paistab, et kindlasti. Kus teid elamumessil leida võib? Nii, me oleme siin täiesti olemas nii õues kui ka suures messitelgis, et kenasti leitavad ja kõigil huvilistel tere tulemast ja tõesti külastage elamumessi. Siin on väga ägedaid ja põnevaid inimesi ja seda enam, et siin on ägedaid ideid. Kas ise oled jõudnud ka vaadata natuke ringi? Ja mitte küll veel väga põhjalikult, aga mul on veel siin nädal aega kõigiga tutvuda ja ma olen tõesti vaimustuses sellest, et ikkagi Eestis tehakse selliseid üritusi, mis võimaldab siis meil kõigil kohtuda ja nii-öelda lihtsalt mõnusasti aega veeta ja ka koostööd teha. Mis on sinu lemmikmaja elamumessil? Minu lemmikmaja veel ei ole. Aga ma teen oma valiku, ma luban. Jaa. Nii et oled oodatud elamumessile, saate oma silmaga kõiki neid asju vaadata ja valida oma lemmikmaja. Aitäh, Linda, et sa oled tulnud, rääkinud nii Limestone'ist kui ka elamumessist ja teid ootame siia ja lähme.